tere, armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise nädalale 26. mai kuni 1. juuni. Ja enne kui läheme nädala energiate ülevaatamise juurde, tuletan meelde, et praegu on mu koduleheküljel saadaval veel soodushinnaga kuni pühapäeva südaööni suveks ettevalmistuse internetiseminar, mis on siis koosneb loengu osast, ettevalmistavast mõtiskluse meditatsioonist, kus sa saad enda suve ettevalmistuse teemad rahulikult läbi tunnetada ja siis ka 21 päeva järjest väeloomade rännak ja selleks igapäevaseks praktikaks ei lähe sul rohkem aega vaja kui 10 minutit, aga samas sa saad muuta kogu selle juuni alguse kuni pööripäevani siis tõesti vägevaks ja enda väe tagasivõtmise pühitsuseks, nii et kes soovib sellist suuremat sisemist fööniksi tõusu endas kogeda, siis olete väga teretulnud ja seminaril on siis ka olemas fööniksi pühitsus, teema on tervendus, mis on juba praegusel hetkel üleval, ülejäänud osad siis 1. juunist minu koduleheküljelt. Ja lisaks saad ka endale personaalsed kaardisõnumid, kui tunned, et soovid ka lisatoetust individuaalselt enda suveks ettevalmistuseks. 21. juuni on siis pööripäev. Praegu kõik need eelnevad nädalad hakkab toimuma meie eludes suur pöörang õiges suunas, kes seal ei ole tundnud, et on oma hinge peateel, siis praegu selline väga suur ja jõuline suunamine elu poolt käib. Ja tänases videos vaatamegi siis nädala üldised energiat ja päevade kaupa energiat ülevaadet vaatame järgmises videos, mille lingi leiad siit video alt kirjeldusest. Kuna see on jälle selline väga oluline nädal, kuna on meil kuu loomine ja energiatsüklite vahetus ja selline väga mõnes mõttes pingeline, teisest küljest lahenduste rohke aeg on meid ees ootamas, siis tuli juhatused teha see video nädala energiate ülevaatega eraldi ja päevade kaupa ülevaatega siis eraldi, et siis esimene videoosa tuleb ka avalikult kõikidele nähtavale. Ja kes tahab tulevikus vaadata, kuulata kõiki nädalate energiate ülevaatusi ja päevade kaupa soovitusi, olete teretulnud liituma mu YouTube'i kanali VIP-liikmelisusega. Seal on mitmed erinevad grupid, alates südameteelise grupist saate siis neid nädala energiate ülevaateid vaadata, kuulata igaks nädalaks, endale julgustust ja selgust rohkem luua. Aga läheme siis praegu nädala põhitemaatika juurde. Esmaspäev on meil veel kahanev kuu ja kasvav kuu, ehk siis kuu loomine on meil 27. mail kell 6.02 hommikul. Ehk siis esmaspäev veel koristuspuhastus ja teisipäevast alates uue väestava elurütmi ja eluvoo toomine enda ellu. Nädala põhiliseks teemaks tuleb meile õiglus ja materiaalsed vajadused, mis saavad täidetud õiglasel moel. Nii et kui sa oled tundnud, et su elus ei ole sellist mõnusat voolamist, ei ole sellist minekut, nagu sa oleksid tahtnud, et oleks juba tekkinud, siis praegu, kui sa pöördud mõttes algallika poole ja tänad juba ette kõikide lahenduste ja võimalikkuste eest, siis selle nädala energia aitabki just nimelt neid suuri taipamisi tuua, et sa teeksid oma elus seda, mis on tõesti sinuga kooskõlaline. Ja vahel on elul kombeks, enne kui tulevad suured taipamised, meid panna justkui ooterežiimile või ootama või
nii-öelda pikali siruli mingiks ajaks või siis lihtsalt ei ole energiat, ei ole seda mõnusat minekut ja ei tea kohe, kuhu poole isegi minema hakata, et mingi voog hakkaks tekkima, siis väga tihti on see, et elu ütleb, et kuule, lõdvestu ja puhka, ma toon sulle selle inspiratsiooni ja joonduse siis, kui sa võtad endale lihtsalt rahuaega. Ja selle nädala selliseks suureks eduvõtmeks on ka püha seksuaalsuse praktikate teostamine. Seda võid teha ka täiesti oma pead, ka võid teha koos oma partneriga ja kui sul ei ole elus sinu õnnelikku suhet, siis on väga hea aeg, et manifesteerida, kujustada ja tunnetada, kuidas sa juba oled oma kallimaga koos, et selline väga võimas korrastus, puhastus, et saaks sündida uus tõene voog, on praegu need võtmesõnad. Ja see, mis meid väga suuresti aitab, on see, et kui me kellegagi midagi räägime, siis väljendame enda sügavaimat tõde. Ei jäta midagi varjule, ei jäta ennast ja teisi pimedusse, vaid lubame tõesti kõige kõrgemal energial ennast juhatada läbi selle, et me lihtsalt oleme avatud tõele. Ükskõik, mis parasjagu tõde on, me julgeme väljendada, ma hetkel tunnen nii, praegu mõtlen nii. Vaadake, mis kaardid tulevad, kui võimas tuleb avatus ja ausus tulevad siia kinnitama seda sõnumit, et praegu on selline energiatsükli lõpp ka, energiatsükkel lõpeb kolmapäeval, nii et esmaspäev, teisipäev, kolmapäev võivad tulla väga võimsad arusaamised ja enda tõega kooskõlas olemise taipamised. Ja neid taipamisi, mida me oleme kutsutud enda ellu tooma, saab meil aidata ärgata mis iganes. Näiteks, kui sa ei tea, mida teha, vaatad mingit videot, tunned huvi nende teemade suhtes, mil moel oma ego ületada, oma hirmuminast välja tulla. Ehk siis võime seda nimetada ka, eriti see esmaspäeva energia võib olla selline sügise energiaga, kus me tunneme, et lihtsalt mingid vanad kogemused nagu sügisesed puulehed langevad meilt ära või meil on niivõrd väljakannatamatult ebamugav iseendaga koos olla. Ja selleks me lihtsalt valime välja astuda oma hirmude ja pooltõdede või tõe varjamise energiast ja astume oma õnnistuste voogu. Ja seda õnnistuste voos elamist aitab meil võimendada, palun väga, tuleb meile suhtlemine. Ehk siis aus eneseväljendus, oma unistuste, oma soovide aus väljendamine, oma vajaduste tähelepanu pööramine ja voousaldus, et see, mis tuleb, las tuleb, see, millel on aeg minna, lasengi minna, ei klammerdu nendesse vanadesse kohtadesse. Ja kui on tunne, et ikkagi hirmud tulevad üles, siis on meil aeg teadvustada ja taibata, need on lihtsalt lood. Hirmulood on lihtsalt lood. Ma ei pea oma meelemängude ohvriks jääma. Ma võin lasta nendel lugudel endas vaibuda või kirjutan need lood üle. Tunnistan, see, mis on hirmujutt, on täielik plära. Meil on vaja ise valida, kellena ja kuidas me tahame toimida. Ja seda omaenda elu valimist aitabki meil elu sageli teha läbi selle, et me saame läbi raputatud, me saame läbi katsetatud need kohad, millega me võib-olla varem oleme nõus olnud käsi lööma. Nüüd me tunneme, et ma ei ole lihtsalt enam nõus, mu keha ei ole nõus. Mina võib-olla oleksin nõus, aga minu keha ei ole nõus. Et selline liigne paindlikkus või hirmu ja ärevuse pärast nõustumine millegagi, millega ei ole hea tunne, saab asendatud märkamisega, et me oleme ju ka väärtuslikud, erilised ja me väärime armastust. Ja nädalaks tuleb soovitus, tuleb teha otsuseid, mis lubavad sul edasi minna sinu elus,
vabane kõigest, mis hoiab sind eemale sinu saatuse võimalustest. Võime appi paluda peaangel Uurieli. Kallis Uuriel, palun too valgust sinna, mis on minu silmadele pime. Juhata mind valgusel teele. Et juhata elu meid tagasi armastusega kooskõlla võiks olla see lihtne väljendus. Vaatame, mis energias tuleb see kuu loomine teisipäeval, siis kuu loomine toimub ja mis selle kuutsükli põhinimetus ja põhitunnetus on. Ahaa, väga ilus. Ongi tarkuse leidmine enda seest ja selle väljendamine. Põhimõtteliselt see, mis ma just rääkisin. Kogu see kuutsükkel seisneb sellest, et kui on hirm, siis on vaja minna enda südamesse, leida see tõde. Tõde on valgus ja selle tõega on vaja valgustada. Ja see, mis on parim sinu südamele, on parim tegelikult kõikide südametele. Ja selline endaga pahuksis olemine, enda meele lugude ületähtsustamine on lihtsalt nii tavalised siin planeedil, et me oleme hakanud võib-olla ehk arvama, et nii elu käibki, aga tegelikult see näitab lihtsalt veel vaimset ebaküpsust ja ebavastutuse võtmist, et ma ei ole veel vastutust võtnud. See, kes võtab vastutuse oma elu ja õnne eest, asub ennast aitama. Nii et sellised sügavad vestlused ja sügavad iseendaga eelkõige vestlused võivad väga palju aidata ja kaastundlik meel, mitte süüdistamine ja pahameel, miks sa nii tegid või miks mina nii tegin ja miks ma nii rumal olen või mitte nendesse lugudesse ei ole vaja minna, vaid lähtuda sellest, et algallikas läbi meie tahtiski täpselt nii kogeda. On aeg ennast tingimusteta armastada ja kui ma ei oska seda teha, siis paluda ka abi, pöörduda mingisse teraapiasse, nõustamisse, õppida, kuidas tulla välja oma meeletasandi seatud puurist. Ja üks viis, kuidas seda sisemist lõdvestust teha, on siis selline teraapiline töövõte, mida võib-olla ka paljud on kodus saanud kaasa, aga väga hästi töötab, on see, et sa istud maha ja vaatled oma mõtteid nagu pilvi taevas. Sa ei jookse nendega kaasa, sa ei lähe nendega kaasa hullama ja kaasa sõudma, oi ja kust see pilv tuli ja mis siis sai. Vaid sa lihtsalt vaatad, need on pilved. Minu mõtted ei ole mina olen vaatleja. Ma valin mõista, mida mu süda tahab mulle väljendada. Kui ma vaatan oma elule tagasi, mida ma oleksin oma nooremale minale soovitanud? Mida ma praegusele minale oma südames soovitan? Mida ma soovin? Seda soovitangi kogeda. Ja selline suhtumine kuu loomise energias toobki meie ellu väga võimsad uued algused ja kirglikud algused, mitte lihtsalt kuidagi äraolemise, vaid see, et ma elan naudingus, ma elan rõõmus, ma elan kerguses, ma elan helguses, ma elan tõesti sellises vabas hingamises, et ma võingi olla see, kes mina olen. Universum toetab meid, nii et mida iganes tahad siin alustada ja võimendada ja luua, siis praegu on selleks väga hea aeg. Võid paluda oma südant avaneda, kallis süda, palun avane tõele ja armastusele. Ja ka läbi kehatunnetuse me tunneme ju ära, et need viimased energiatsükli päevad siin aitavadki meil just seda keha ja meele ja hinge vahelist koostööd suurendada, teisisõnu ära tunda, millega on halb tunne, seda ei pea tegema, millega on hea tunne, seda võiks kohe teha rohkem ja kohe intensiivsemalt ja suuremalt, nii et usaldada seda sisemist äratundmist ja säilitada nii-öelda kaine pea, mis tähendab seda, et mitte üle dramatiseerida olukordi.
kui kellelgi on mingi draama, siis on lihtne sellega kaasa sõita ja hakata sellest oi, vau, mis lugu looma. Üks viis, kuidas sellist kainet ja selget, arukat vaatlust endas kasvatada, on neutraalsuse läbi ja vaatluse läbi, et kas see on ka 500 aasta pärast oluline, mille pärast ma siin praegu muretsen. Kas see on 5000 aasta pärast oluline? Kui vastused on ei või mitte eriti, siis järelikult ei ole vaja seda muuta justkui maailma lõpu stsenaariumiks, vaid paluda universum. Ma palun selgust endas. Ja kui mul on see selgus, väljendan seda selgust ka teistele. Uus energiatsükkel algab meil 29. mail, mis aitab meil veelgi sügavamale minna enda sisse, kuna see on selline halastamatu peegelduste energiatsükkel. Ja selle energiatsükli eesmärk ongi siis meid äratada üles, äratada enda kõrgemasse olemusse, et me ise valime peegeldada teistele nende kõrgemat olemust ja seega hakkavad ka teised peegeldama meie kõrgemat olemust. Et see on selline peenendamine ja häälestamine ja mõnes mõttes võime ka öelda proovile paneku tsükkel, sest et kui tuleb ikkagi peegeldus, selline hirmu jusude peegeldus, siis on sinu valida, kas sa lähed hirmuga kaasa või sa jääd südamesse ja saad südamelt juhatuse, kuidas toimida. Et see võib olla selline lühikokkuvõte sellele tsüklile, aga sellest energiatsüklist me räägime siis nädalapäevade videos pikemalt. See järgnev energiatsükkel kestab siis ka 13 päeva ja selle tsükli jõuks on meid aidata vanast maailmast uude, nii et kes on igatsenud sellist suurt sisemist ärkamist ja fööniksina tõusmist, siis praegu on see tõesti universumi poolt ääretult toetatud. See astroloogiline aspekt, millest ma räägin, unustasin mainida, on siis Maia Asteegi kalendri Dreamspell kohaselt, mida ma juba aastaid olen jälginud ja olen aru saanud, et see on nii hea viis, et näha seda dünaamikat, neid korrapärasid, kuidas meie hinge ülesärkamine toimub. Et Maia Asteegi kalendri Dreamspell kohaselt siis vaadeldigi juba aastatuhandeid tagasi seda, kuidas inimhinge areng toimub. Ja need teadmised on meile siis ka praeguseks säilinud ja siis seda astroloogilist dünaamikat ja seaduspära ma olengi harjunud vaatama ja ka inimestega jagama. Nii et kes soovib sellist sügavamat taipamist oma elu kohta, siis võtke rahulikult aega ja tunnetage, kes ma tegelikult tahan olla, tegelikult nagu päriselt. Mitte see, kes ma arvan, et ma peaksin olema või mis on minu jaoks võimalik, vaid see aga tegelikult, mida ma soovin. Ja kes soovib seda teemat tulla sügavamalt minuga koos mõtisklema ja fööniksi tervendust kogema ning kogema maagilisi avardumisi väeloomade abiga, saate tulla siis suve loomise internetiseminarile, leiate info minu koduleheküljel stellashakti.com. Olge õnnistatud, imelist nädalat ja siit alt leiate siis ka järgmise video lingi. Olge õnnistatud.